Tere kuulama. Siin sellel kursusel ma räägin siis idee esitlemisest. Et esitust ei ole ju mõtet teha lihtsalt niisama, lihtsalt mingi esitus. Et tegelikult see esitus on mõeldud ikkagi esinemiseks. Järelikult ma räägin siin selles kursuses ka esinemisest. Ma ei ole esinemistreener ega ma ei põhjalikult ei käsitle seda, aga ma käsitlen seda täpselt selles raamistuses, et kui sul on see esitlus valmis ja sa lähed esitlema, et mida siis silmas pidada. Esitluse plokk räägib siis sellest, et kuidas esitlust teha, mida esitluse tegemisel silmas pidada, kuidas seda kujundada, natukene käsitleme ka kujundust ja muidugi käsitleme ka sükest esitlust, mis on mõeldud ainult lugemiseks. Mõned esitlused ongi siuksed, et kusagil mingi nagu ärimees ütleb, et kuulge teate, et ma ei saa teid vastu võtta, et aga saatke oma esitlus. Ja siis sa pead seda ideed müüma lihtsalt läbi mingi PDF-dokumendi, see on jõle karm. Aga ometigi on see tehtav ja see on täiesti teostatav, sest et selge on see, et peaaegu, et kõikidel esitlustel on üks eesmärk. Ja mis see eesmärk on? Ei, see ei ole see, et ära ostetakse, vaid see eesmärk on järgmine kontakt. No okei, kui ettevõtte sees on 4 müügiinimest, igal ühel palutakse ette valmistada mingid mõtted homseks koosolekuks, mis siis üks mõte valitakse välja, mis läheb siis teostamist ja võib-olla siis jah, see kontakt ei ole enam nagu teema või temaatika, aga ikkagi kui sina võitsid selle, siis sinuga ju räägitakse edasi. See on ju suhtlus ja edasised suhtlused. Nii et idee müümisel on hästi oluline see, mismoodi see kontakt saavutada, mismoodi see suhtlus saavutada. Selle jaoks ongi esimene plokk, see on siis strateegia plokk.